räägime snaipritest ja räägime linnuvaatlejatest. Oskab keegi öelda, mida ma sellega mõtlen? Kui me räägime kontakti loomisest ja silmside hoidmisest, siis on üks seltskond, keda ma nimetan snaipriteks. Kes on snaiprid? Vaatavad otse silma. Okei, see on osaliselt õige, oskab keegi täpsustada. Ja valivad välja kindla inimese ja siis seda vahivad. Öelge mulle 2 peamist põhjust, miks esinejad jäävad kedagi konkreetselt publiku hulgast vaatama. Nii ilus on. Nii ilus on. Ailar juba ütles, nii ilus on. Okei, üks võimalus. Kuidas? Nad on aktiivsed, jah, sa leiad publiku hulgast kellegi, kellest jääb mulje, et ta kuulab siin. Eks ju? Ta naeratab, ta noogutab. Ülejäänud võib-olla sellist külmun tursapilkudega tegelast, ta üks inimene naeratab, eks ju. Oletegi selle, et sina, vaata, kus naeratab. Ja nüüd ma jõllitan sind. Ja siis ma tulen, vahetan slaidi ja jõllitan edasi. Kui kaua ma võiksin ühte inimest jõllitada ilma, et ta ebamugav hakkaks? Pool tundi. No ma räägin siis enda kogemustest. Õppisin mina Tallinna Ülikoolis magistrikursusel ja meil oli, seal on sellised massiloengud. 200 inimest on kusagil saalis ja siis on mingid nupumehed, kes riputavad oma slaidi üles ja mikrofoni ei kasuta. Ja kuidagi mina istusin 3. reas, esineja poolt vaadates siis seal kusagil ja esitasin esinejale küsimuse, õppejõule küsimusele, millest ta järeldas, et tema jutt läheb mulle väga korda ja mida ta siis tegi. Ta vastas mulle niimoodi, et ta tuli siia minu rea juurde, vaatas mulle otsa, olete nüüd sina ja nüüd andis hästi pika vastuse, sellise 5 minutit, vaatas mulle otsa. Ja nüüd ta läks, ülejäänud aeg, mis kulus pausini, oli siis niimoodi, et ta vahetas slaidi ja tuli siia tagasi ja rääkis jälle mulle. Mis te arvate, mida tegin mina peale pausi? Kolisin taha, eks. Aga öelge mulle, kas silmside hoidmine või kontakti hoidmine on üldse oluline? Kas te tahate, et esineja teile otsa vaataks? Ma näen, et sina vangutad pealt, sina ei taha. Sina oled tops käes. Ja, sina ei taha. Ei ole vaja. Okei, ma olen nõus, et ega sa ei peagi kogu aeg otsa vaatama. Aga kuidas teile meeldib see linnuvaatleja tüüp? Minu lemmikud linnuvaatlejad on need, et kui seal on mingi aken, siis nemad liiguvad ja teevad niimoodi. Kuhu sa vaadata tahad sellel hetkel? Ja kuhugi mujale, sest ilmselgelt toimub seal midagi. No üks tegelane on veel, keda pean tutvustama ja sissejuhatav küsimus. Andke käega märku need, kes ei ole näinud legendaarset multifilmi Pingviin Loolost. Kes ei ole näinud? Okei, mõned on. Oi, lase poole. Selge, ma olen ju 37-aastane vanemgi teie. Ja et multifilmid oli 25 aastat tagasi väga populaarsed. Seal on üks kari pingviine ja üks seltskond on seal keiserpingviini, kes seisavad niimoodi. Ja siis on see pingviini kogu aeg Loolo seal kusagil oma seltskonnaga hüüavad neid appi, et pingviinid, me oleme ka pingviinid ja siis keiserpingviinid on sellised. Ja nüüd, kui sa oled selline esineja tüüp, et sinu silmside hoidmine ongi selline keiserpingviini tüüpi linnuvaatleja, eks ju, siis tekib ju küsimus, et miks peaksid kuulajad tahtma sind kuulata, kui ilmselgelt sa räägid kellelegi, kes seal üleval on või siin maas. Kontakti hoidmine on oluline, silmside hoidmine on oluline, sest kui sa oma sõbraga räägid, siis me kõik tahame ju, et meil otsa vaadatakse. On keegi teist, kellel meeldib sõbraga rääkida ja sõber ei vaata sulle otsa, vaid ta vahib kuhugi mujale. Ei, me saame aru, meid ei kuulata. Nii ka esinemise puhul, kui sa kuulajatele otsa vaatad, siis anna neile märku, et sõnum on määratud neile ja mis veel parem, sa saad tagasisidet selle kohta, kuidas sul läheb. Ja olgem ausad, kui inimesed on ikka selliste nägudega, siis on väga raske sul arvata, et sul väga kenasti läheb. Nüüd aga, kui sa selle ära tabad, siis sa saad ju kohe mõelda, millest see tingitud on. Kas on tingitud sellest, et ma olen jama neile või on tingitud sellest, et pühapäev on. Eks ju, ma olen peale lõunat esinema sattunud, inimesed on 3 päeva juba siin koolitusel olnud, äkki nad sellepärast väsinud. Ja nüüd sa saad edasi toimetada ja mõelda, et äkki ma pean midagi tegema selleks, et kuulajad kaasata. Võib-olla ma jätan selle 2 slaidi vahele ja hoopis teen mingisugused mõttetalgud või Liina moodi lasen teil tantsida, eks. Seda saad sa alati mõelda, kui sa inimestega mõtestatud kontakti hoiad. Nüüd aga algaja esineja, kui ta kuulajatega kontakti hoiab. Mis te arvate, mida ta siin saalis näeb? Kui sa siin ees peaksid olema ja hoiaksid kuulajad, vaataksid sinna poole, mida sa näed? Ma võin öelda, sa näed värve. Seal on kollane, seal on sinine ja muud need asjad. Oma koolitustel ma testin, et
kui esinemisharjutus on, keegi tuleb siia ette, sa oled tegema, ma annan Henrile sildi ja tal on siin ees, ma ei tea, Marju silt on, eks ju. Ja kui sa hoiaksid korralikult, vaataksid, mis siin ruumis toimub, siis sa näeksid, et meesterahval on nimesilt Marju suurelt ees ja sa tabaksid selle ära. Mis te arvate, kui paljud inimesed algajatest, esinejatest koolitusel näevad seda silti? Ei, kui ma nende käest küsin, et mida sa nägid, siis nad ütlevad, ei, ausalt öelda mitte midagi. Aga see peaks olema sinu puhul samm edasi, kui sa inimestega kontakti hoiad, sa pead aru saama, mis nende peas toimub. Küll aga ei tohi sa jääda kedagi jõllitama. Ja 2 põhjust, miks me jõllitame, tõepoolest esimene on see, et me leiame positiivsed pilgud ja teine põhjus, me leiame inimesed, kellest jääb mulje, et nad vaatavad meid negatiivselt. Kolmandik publikust on võib-olla sellist enam-vähem 2,5 või peaaegu ülejäänud on sellised muhedad, aga üks tüüp istuvad sellise auto. Ja sinule jääb mulje, et sa ei meeldi talle ja meil on tohutu vajadus kõigile meeldida. Ja siis sa muudku vaatad, oletega näiteks, et sa oled sina. Ja ma tahan sulle hirmsasti meeldida. Ma vahetan neile slaidi, oi pagan, ta ikka vaatab mind tigeda näoga, eks ju, ma ei meeldi talle. Et sellistel puhkudel mina alati soovitan, et jäta need inimesed rahu. Sina ei tea, mis inimene ta tegelikult on ja tõenäoliselt on sinu oma tutvusringkonnaski mõni inimene, kellega tuttavaks saades sa mõtlesid, et küll on ikka tige tüüp. Tema nägu on selline. Nüüd aastaid hiljem sa tead, et see on tema keskendunud nägu. Kui ta kedagi kuulab, siis ta vaatabki sellise näoga. Ja nüüd istub see siin samas saalis ja mina mõtlen, ma ei meeldi talle. Ja kui ma nüüd ainult sinule keskendun, siis ma käitun umbes niimoodi nagu jänesed öisel metsateel. On keegi sõlnud autoga. Jänes tuleb tulede valgesse. Mida jänes teeb? Kas ta ootab, kuni sa mööda sõidad või mis ta teeb? Ei, jookseb elu eest, eks ju. Iiga sina kappad siin elu eest. Ma ikka ei meeldi talle, pagan küll ja siis ma olen nii närvis siin, eks ju. Jäta see inimene rahule, leia publikulgast inimesed siin positiivselt vaatama. Ja kui siin on selline suur publikulg nagu teid, siis vaata, kui lihtne on seda teha. Viskan pilgu sinna, kus ma tean, et positiivne nagu Virve istub. Maakamraad mul peaaegu. Mina vaatan Virvele otsa ja kas teie teate, kellele ma praegu otsa vaatan? Kellele ma vaatan? Tõsta käsi, kui sa arvad, et ma sulle otsa vaatan. Ja tegelikult ma ei vaadanud üldse mitte sinule, vaid 2 meetrit paremale vaatasin. Ja sellisel moel on suure rahu hulgas ja ära petta neid inimesi. Vaatan sulle sinise särgiga mees otsa ja 5 inimest ümber sinu arvavad, miks ta meid jõlitab. Aga sina on see positiivne nägu sellel hetkel. Kui ma närvis olen, siis ma vaatan sind. Ja liigume edasi, näed Laura, mul vanaga on rahad juba, eks ju. Näed, naerab. Ja mul enesekindlust. Kontakti hoidmine on oluline, aga ma ütlen veel kord, ei tohi jõlitama kedagi jääda.